Liberaalide üks kandvamaid ideid on alati tuginenud inimese vabadusele ise otsustada. Riik ei saa olla targem või otsustada nende eest, kes ise suutelised endaga hakkama saama. Riigi ülesanne on sekkuda seal, kus inimesed tõepoolest abi vajavad ja sellisel juhul peab abi olema adekvaatne. Me oleme kindlalt seda meelt, et kõik inimesed, kes tahavad ühiskonda panustada, peavad saama seda teha vastavalt oma võimetele ja oskustele. Riigi ülesanne on pakkuda kvaliteetseid ja kättesaadavaid teenuseid ning vajaduspõhiseid toetusi. Nii peab arsti juurde saama kiiresti, tervishoius peab olema suurem konkurents ja parem kvaliteet ning ravi suunatud tulemusele. Riigi poolt makstavad toetused olgu pigem suuremad, aga neile, kes toetusi ka tegelikult vajavad. Erivajadustega inimesi on võimalik aga toetada just neile sobivate teenustega. Tänastele ja tulevastele eakatele on meie sõnum samuti lihtne. Väärikas vananemine väärika pensioniga. Vastupidiselt tänasele valitsusele arvame meie, et pensionieas inimesed on väärtus ja nende panus tööturul igati oodatud. Me ei pea õigeks töötavate pensionäride sissetulekute topeltmaksustamist. Küll peame õigeks säästude kogumise toetamist pensionieaks nii kohustusliku kui ka vabatahtliku kindlustuse kaudu. Ikka selleks, et pension moodustaks 50% eelnevast palgast. Samuti peaks kogumispensioni väljamaksed olema maksuvabad ja inimesed peaksid saama suurendada teise pensionisambasse tehtavaid sissemakseid. Maksusüsteem ja tööturg peavad toetama pensionieas töötamist, mitte vastupidi. Kiiremate lahendustena näeme vajadust tagada, et keskmine pension on tulumaksuvaba ja esimese samba pension sõltub eelkõige sissetulekust. Näeme ka võimalust kasvatada pensioni kuni 200 euro võrra järgmise 4-5 aastaga ja suurendada ka üksikpensionäride toetust. Uskuge mind, Reformierakonnal on terviklik arusaamine sellest, kuidas luua senisest hoolivam ja rohkem võimalusi pakkuv Eesti. Ehk kuidas tagada parem tulevik nii praegustele pensionäridele, tööinimestele ja mis peamine, meie lastele.